köögivilju, mis on siis rohelised lehtviljad, idandid, võrsed ja nii edasi. Spargel, pipar, porgand, seller, fenkol. Ja see see glükeemiline indeks tuleb ikka siin veel, praegult ei peatu. Idandid on üks väga väärtuslik toit talveperioodil, mida saab kasvatada ilma mullata. Kellel ei ole sellist idandit, pärast saate siit näha, võib-olla natuke maista ka, munguba on juba valmis, et minule väga meeldib see idandamise nõu. Sellega on hästi mugav, kui juba nagu rohkem kasutate. Miks ta on tervislik? Sellepärast, et siin on ju elus toit. Idud, me anname talle vett, me loputame, tulevad idud ja seal on kõik vitamiinid, mineraalid, kõik on sees. Kellel ei ole ja kes tahaks hakata idandama, siis idud saate, siin on näha üks munguapakk, siis on lutsern, mis mul on siin all ja siis siin, kui kasvuhoonet ei ole, pange pooleliitrisesse purki ja siin on näha mul nisuterad tulevad. Nii et minu algus hakkas ikka purgista. Et need on madala glükeemilise koormusega, et ei mõjuta veresuhkrut. Ja kõrge glükeemilise koormusega köögivilju võiksime kõik vähem tarbida, sellepärast see mõjutab väga kiiresti meie veresuhkrut, aga kui on probleeme kaaluga, siis miks eelistada puu- ja köögivilju? Siin nüüd tulevad mõned võib-olla võõrad sõnad. Kui ma 15 aastat tagasi kuulsin hapnikuvabadest radikaalidest ja antioksüdantidest, siis minu jaoks oli väga võõrad. Ma siiamaani tean seda tunnet, nii et ma palun juba ette vabandust, kui kellegi jaoks on need sõnad võõrad, aga nendele ei ole ka kuidagi teist väljendust. Puu- ja köögiviljad sisaldavad vähivastaseid fütotoitained ja see fütotoitaine on värvaine. Paprikas punane, porgandis oranž, tomatis punane, kollane, paprikas, nii edasi, eks ole. Et need on nagu need fütotoitained ja neid nimetatakse veel karotenoidideks, flavonoidideks. Ühed on siis rasvlahustuvad, teised vees lahustuvad. Fütotoitained, veel kiudained, ensüümid, vitamiini sarnased ühendid, et need on kõik puuviljas ja köögiviljas olemas. Aga nüüd, et nüüd need fütotoitained, ka need värvained toimiksid, selleks on vaja meil antioksüdante ja need on siis kõige tugevamad, ütleme, C, E, A vitamiin, tsink, seleen on ka teisi. Nii et see näitab jälle mida? Meil peab olema kvaliteet, meil peab olema vikerkaare värvis köögiviljad, puuviljad selleks, et me saaksime karotenoidid, flavonoidid ja kvaliteet selleks, et meil oleks seal vitamiinid, mineraalid, sebast, et ainult koos nad aitavad meid kaitsta vähi eest ja kõige muu eest ka. Nõuanded köögiviljade tarbimiseks, aurutamine kiirelt, segamine, kui me praeme või rohkime, eks ole, siis me peaksime seal samas juures tegelikult olema, et hull, kui see köögivili läheb seal natukese rohkem kuumeneb, et seal samas juures kergelt segada hea rasvaga, siis see on jumalik. Et minu mees on ka hästi ära harjunud sellise köögiviljaga ja soojaga ja tema on tegelikult üldse üks selline sõbralik mees, võite ise tema käest pärast küsida, et kuidas ta ära on harjunud. Et väldi liigset küpsetamist ja praadimisest rääkisime, küpsetamine on samamoodi, et see ei ole nagu väga tervislik. Keedavaid suppi jaoks, no sellepärast, et supp sinna, kui me keedame, siis sinna vette läheb väga palju toitained. Et kui me keedame supiks, siis ta ongi seal sees. Et selles mõttes nagu suppi jaoks keeta.
Thank you.